tere! Minu käes on Maaleht ja Maalehe vahel on ühistuleht. Värske märtsikuine ühistuleht. Sooviksin alustada ühe luuletusega, mis on saadetud ühistulehe toimetusele ja mille saatjaks on Tartu Hoiu-laenu ühistu liige Heiki Pisuke. Ja luuletus kõlab nii. Kodumaa. Me oleme osa millestki suurest. Nii suurest, et seda mõõta ei saa. Mis algab kusagilt südame juurest ja kõlab nii võimsalt. Kodumaa. Esimene lugu kannab pealkirja Ehitame Eestit ikka üheskoos ja selle autoriks on Tartu Hoiu-laenu ühistu juht Andro Roos. Seda lugu lugedes ma veendusin selles, et kõik ei ole veel kadunud ja et on veel lootus, on veel neid inimesi, kes usuvad Eestisse, kes tahavad Eestis midagi teha. Ja nii mõnedki neist inimestest on koondunud Eesti Ühistegevuse Liitu. Mis siis on Eesti Ühistegevuse Liit? Eesti Ühistegevuse Liidu eesmärk on iseseisev Eesti Vabariik, mis on Eesti Vabariigi kodanike tahteväljendus. Nagu ma sellest aru saan, siis see tähendab seda, et seistakse selle eest, et Eestis me ei tee mitte kellegi teise tahtmiste järgi, vaid me mõtleme siin ise, mida me tahame ja teeme seda, mida me tahame. Ja mida siis Eesti Ühistegevuse Liit näiteks teeb? Et ma loen siit mõne asja ette. Et eesmärgiks on siis toetada eestlaste eestikeelset ja Eesti kultuurile tuginevat edasikestmist oma ajalooliselt määratletud maa-alal, iseseisva Eesti Vabariigi hoidmine elulaadil, mille põhialuseks on rahva kui kõrgema võimu kandja olemasolu ja eelistused ning vastavus 1992. aasta rahvahääletusel kehtestatud põhiseadusega. Ja samuti on eesmärgiks siis arendada üleriigilist ühistegevust ja juurutada ühistegevuse põhimõtteid. Ma tean, et Ühistegevuse Liidul on ka päris põhjalik kodulehekülg, et kellele pakub see asi rohkem huvi, et siis kindlasti vaadake kodulehelt rohkem infot. Ja miks selline koondumine siis üldse vajalik on? Ja ma taas tsiteerin. Vastan lihtsate sõnadega. Seda on vaja selleks, et Eestis tekiks ühiskond, kus me ühiselt ajaksime õiget asja, mitte ei konkureeriks oma vahel, et kes suurema raha eest rohkem lollusi oskab teha. Just nimelt, et ühistegevus on koostöö, mitte konkurents. Ja koostööst räägitakse ka sellises loos, nagu seda on ühistegevusest ühisturunduseni, kus Merili Müürsepp MarketWise turundusagentuurist kirjutab siis sellest, kuidas võib turundus anda ühele ettevõtmisele uue tõuke. Ja tema siin samamoodi ta alustab sellest, et vastupidiselt sellele, mida me võib-olla näeme tänapäeval, et eestlane pigem on selline, kes hoiab oma ette. Et ajalugu tegelikult näitab meile vastupidist, et ajaloos on ju olnud niimoodi, et esimese vabariigi ajal eestlased tegid väga palju koostööd. Ma tsiteerin siit Merili artiklist ühe väikse lõigu. Meie ühistegevuse lembus paistab eriti silma esimese vabariigi ajal, kui ühistutesse koonduti sisuliselt kõigis valdkondades, alates piima, masina ja elektriühistutest, kuni tarbijate krediidi- ja tööühistuteni. Nii et me võib-olla, see on selline teadmine, mis on tihtipeale tänapäeval võib-olla unustatud, et me mõtleme, et meil on kõige jaoks vaja hästi palju raha, aga tegelikult kui inimesed koonduksid ja paneksid igaüks väikse osa kokku, et siis nii mõnedki valdkonnad oleks tegelikult võimalik üles ehitada ühistegelikult. Ja Merili räägib ja soovitab siin ka teha ettevõtetel koostööd. Et üks võimalik turunduse nipp on siis see, et leida endale koostööpartnereid ja nendega koos siis asja ajada. Et jällegi mitte üksi, vaid koos, sest koos on kergem. Mis meil siin veel siis on? Et Eesti Ühistu Metsa artikkel kindlasti väärib tähelepanu. Eesti Ühistu Mets on siis ettevõte, kes tegeleb metsamaade kokkuostuga ja samamoodi antakse ka metsandusalast nõu. Nii, mis siis veel? Siin on ka ära trükitud ühistegevuse põhimõtted.
Et kellele nüüd hakkas see ühistegevuse teema rohkem huvi pakkuma, et siis saab siit uuest ühistu lehest lugeda 13 ühistegevuse põhimõtet, mille on kirja pannud Jaan Leetsar, majandusdoktor. Aga rohkem ei räägikski, sest muidu ei ole teil endal huvitav lugeda. Et otsige siis ühistu leht üles kas veebist või mõnest Tartu Hoiu-Laenu ühistu kontorist. Olge terved ja tublid! Kohtumiseni järgmisel korral!